Täna toimub meil siis Kvernelandi suur õppepäev. Oleme otsustanud, et kombineerime teadmiste edastamise avatud uste päevaga. Üha enam oluliseks on tänapäeval ikkagi teadmised, oskus masinatega töötada ja seetõttu vahetult enne hooaega ongi paras aeg värskendada oma teadmisi. See idee tuli igapäevasest vajadusest, sest vahetult enne hooaja algust tavaliselt meie spetsialistide telefonid hakkavad väga tihti helisema ja küsimuseks on just, kuidas seadistada, kuidas valmis olla. Mõningatel juhtudel on juba olemasolev teave meelest ära läinud, seega on seda vaja värskendada või siis on vahetunud operaator, kes tegelikult selle masinaga enne töötanud ei ole. Seega enne hooaega on igati mõistlik käia põhitööd läbi, olla veendunud, et kui juba põllule minna, siis tehakse õiget asja. Täna paneme põhirõhu väetsikülvikule ja taimekaitsepritsil. Loomulikult räägime ka läbi põhitõed, mis on isopus, miks on oluline, kuidas sellega toimetada ja tegeleda. Meie külaliseks ja koolituspäeval osalejaks ikkagi on meie enda head partnerid, kes juba omavad seda tehnikat või siis on plaanis see investeering sellel või järgmisel aastal nagu teha. Täna teadmisi edastavad ikkagi meie maja pikaaegsed spetsialistid ja ennekõike suur rõhk ja roll on meie Kvernelandi tootejuhil Urmas Leisil. Kuid meie klientidel on võimalus ka meie teiste tootejuhtidega eraldi vestlusi pidada, küsida meie piirkondlike hooldusjuhtide käest küsimusi ja kui on väga keeruline tehniline probleem, millest ei saa jagu või kus oleks vaja kaasa mõelda, siis meie oma tehniline nõustaja on ka alati valmis aitama. Uusi teadmisi ammutama, et kuna mõlemad õpihimulised, vist hakkab mind koolitama. Pigem ongi, et kevadest peab minema tema 8 hakkama tegema oma teraville kõike nagu. Ongi, et väetist peab hakkama Jaanika panema ja minule endale läheb pritse ja muidugi Jaanika teeb ka selle koolituse ära ja siis võib-olla peab ise ka pritsimine. Selles suhtes jah, et me oleme nagu hästi õpihimulised ja me nagu ammutame igalt poolt, et maksimum, et kõik, mis võtta annab, et võib-olla tänane koolitus, et Ristole on selline nagu kordav, aga minul on ikkagi AB-na, et väga positiivne. Sain kutse, et räägitakse lähemalt pritsist. Oma on Kvernelandi D-seeria pritsi. Ja sain oma küsimustele vastused, et mis praktikas puudu jäi eelmine aasta põllul, siis praegu sain ilusti küsimustele vastused. Ja samamoodi kinnitasin praktilisi kogemusi teooriaga. Olen väga rahul. Et eks aeg läheb kogu aeg edasi, et tuleb uusi asju võimalusi peale. Peaks kaasaegne põllumees kursis. See kontseptsioon on meie jaoks uus. Proovime teha natukene teistmoodi. Me tahame panna rõhku rohkem teadmiste edastamisele ja just sellele, et meie partnerid oskaks neid masinaid kasutada, sellepärast et need masinad lähevad järjest keerulisemaks. Ja otse loomulikult plaanime ka teha järgnevaid koolituspäevi, et siis teised töölõigud samamoodi kaetud saaks ja oskaksime põllule õigesti toimetada.